Tänast sombust sügisilma aitas rõõmsamaks teha uudis, et Fotopointi pealatu on jõudnud esimene saadetis HTC uusi nutitelefone HTC Desire Z. Vaatame siis, milline see uus telefon välja näeb ja võtame ta karbist välja. Esiplaanil siin on kohe telefon ise, HTC Desire Z. Paneme ta korraks siia kõrvale ja uurime, mis siin karbis seespool on. Siin on igasugust pahna, mis meid praegu väga ei huvita, sest et huvitavam on see telefon ise. Kasutusjuhendid, garantii, teadaanne, et saate telefoni kohta lähemalt uurida HTC veebilehelt. Ja siin on siis 3 kotikest. Ühes on laadija, USB, see ei ole USB kaabliga ühendamiseks seinakontakti. USB kaabliga saab muidugi ühendada telefoniga arvutiga. Ja siis on siin väiksed nööpkuularid ehk kõrvaklapid. Nii, aga kõige huvitavam on loomulikult telefon ise, HTC Desire Z. Koorin selle telefoni siit kile seest välja. No nii, selline ta on. Esmapilgul tundub telefon üpris suur, päris paks ja raske ka. Mul on siin ka võrdluseks HTC Desire kõrvale panna. Telefon on mõõtmetelt umbes sama lai ja pikk, aga nagu näha, siis paksust on Desire Z telefonil üpris palju rohkem. Tehniliste andmete poolest on need telefonid ka teineteisele vägagi sarnased. Mõlemil 3,7 tolli ekraan, mõlemil umbes sama palju RAM mälu, mõlemil sama kiire protsessor. Umbes Desire Z-il on muidugi veidikene oli protsessor lahjem, aga mitte väga oluliselt. Aga põhiliseks erinevuseks nende kahe telefoni vahel on HTC Desire Z välja libistatav klahvistik. Vot selline. Need nupud tunduvad siin esmapilgul üpris pisikesed, aga telefoni kohta üpris piisava suurusega. Ja mida HTC ise selle klahvistiku juures väga rõhutab, on selle konstruktsioon. Nimelt ta ei libise siit välja niimoodi otse selle telefoni seest, vaid hingedega tõstetakse siit alt ette. See annab nüüd selle, et see klahvirida siin peal on veidikene telefoni alumisest tasandist üleval pool. Ja see tähendab seda, et siia ülemisele nupureale või klahvireale on lihtsam näppudega ligi pääseda. Praegu tundub küll, et see ongi nii. Eks intensiivsema kasutamise korral paistab, kas ta tegelikult nii on. Vaatame siis üle, mida huvitavat sellel telefonil väljaspoolt paista on. Telefoni paremal pool on päästik, siia vajutades teeb telefon pilti. Tal on 5 megapikselit autofookusega kaamera. Telefoni vasemal küljel on USB-port ja üleval pool helitugevuse reguleerimiseks nupp. Üleval pool pluss, allpool miinus. Telefoni peal on 3,5 mm kõrvaklappide väljund ja loomulikult ka sisse-välja lülitamise nupp. Ja alumisel küljel ei ole mitte midagi muud kui üks auk, mis on siin sellepärast, et selle augu lõpus seal kuskil on mikrofon. Telefoni taga siin on selline harjatud metallist kattega, pinnaviimistlusega akugaas. Siis siin on kõlar. Siin on see sama 5 megapikslit kaamera ja üleval on LED-välk. Ja siin külje peal on üks väikene
nupukene, millest see ilus kaas avaneb. Ja siin all näeme siis suurt akut. Noh, ta on muidugi suur, aga ta on õhukene. Ja mikro SD-kaart ja siia saad sisestada SIM-kaardi. Esiplaanil on siin all optiline nii-öelda trackball ja puutetundlikud nupud siin üleval. Vaatame, kas need nupud puutele ka tundlikud on ja vaatame, kas telefon käima läheb. Vajutan siia üles. Käima ta läks. No tavaliselt kulub ikka aega, et selleks, et telefon esimest korda päris käima läheks. Sekundid kuluvad ja tundub, et telefon on käivitunud. Ongi korras. Noh, siin muidugi mul SIM-kaarti praegu sees ei ole, nii et ma ei saa siin ekraanil väga midagi näidata ja ennem peab selle telefoni enda jaoks ka valmis seadistama, aga ekraan on igal juhul suur, selge, hea lahutusvõimega ja proovin veel seda vinget klaavistikku siit välja libistada. Nagu näha, käib see natukese harjutamise järel imelihtsalt ja mõnusalt ja päris kergelt peab ütlema, et ühe käega ei ole seda mitte mingi probleem lahti teha ja siin trükkida kahe näpuga. Olgu. Selline nägi siis välja HTC uus telefon füüsilise klahvistikuga Desire Z. Juba täna jõuab see valitud Fotopointi poodidesse. Tartusse peaks see kindlasti täna jõudma, Tallinnasse jõuab ilmselt homme. Nii et minge vaadake seda telefoni oma silmaga Fotopointi kauplustes, kuniks seda veel seal on. Aitäh vaatamast! Fotopointi ajaveebi karbist välja videolugu.